Jumal tuleb. Right, and there's something true to that because there's a spiritual atmosphere around ja us. selles on tõde, sest et meie ümber on vaimulik atmosfäär. And this can be either dark or light. Ja see võib olla kas... A little bit up, Udo. Ja see võib olla kas pime või see võib olla valge. Just a little. But the Holy Spirit is inside of us. We are the temple of the Holy Spirit. Aga püha vaim on meie sees, me oleme püha vaimu tempel. See, we are so many times like busy, God come. Ja mõnikord me oleme nii nagu kinni selles ja oleme toimetad selles osas, et Jumal tule ja tule. You really can't get rid of him. Ja me ei saa nagu sellest rid of God. Me ei saa nagu sellest lahti enam sellest. Because he's living inside of you. Ja sest et ta tegelikult elab meie sees. And it's our hearts that are closed, believing lies. Ja nüüd meie südamed on kinni valede uskumises. Like we talked before. Nagu me enne rääkisime. That keep us drinking from the wrong well. Ja me jätkuvalt joome sellest valest allikast. Of our old identity and the lies that we have learned to believe. Oma vanast identiteedist ja valedest, mida me oleme õppinud. I'm sorry for the people that just came. Mul on nüüd kahju, et need inimesed, kes nüüd alles kohale jõudsid. I mean, it's great you're here. On väga tore, et te tulite. But you will have just to jump in. Aga nüüd te peate lihtsalt hüppama selle asja sisse. Because I prepared a bit the ground in the first session. Esimese sessiooni jooksul ma natukene valmistasin ette seda pinnast. Really real in my ear. What's happening? Täiesti võitmine praegu. Okay. Me paneme kokku ohvri. Ma ei tule su juurde, aga see on Regine teenistuse jaoks. Ja see on vabatahtlik. Anna rõõmsa südamega. Ära kahtle. Ära kahtle, et Jumal on tegemas seda, mida ta sõna ütleb. Ta on oma sõna taga. Nii. Kas ma korjan siis või? Jah, ma korjan. Ta kübasti korjame välja. Ei ole hullu, me ootame. Ma korjan tagant poolt kokku, siis ma pärast vajutan kuhja alla, tuleb lõun veel. Keegi ei jäänud ilma sellest võimalusest saada õnnistatud. Siia ma palun siia. Ja. Isa, ma tänan sind selle eest, et me andsime kõik oma rõõmsa südamega, vabast tahtest ja nii nagu kirjutatud on. Pange oma vabatahtlik ohver kokku. Pange kokku, et Jumala pojas oleks toidus, et Jumala töö tegijatel on võimalus minna ja tulla. Isa, ma tänan, et selle ohvri kaudu on veel rohkem teed avatud. Isa, ma tänan, et sina annad lisaks rammu Reginele, luupeksetesse, tahtmisesse, issand Jeesus, et sa varustad ta uue värskusega Jeesuse nimel, et ta on ju kotkas sinu kutsumisega. Issand, anna talle uus tuul tiibade alla, värske, õhu liikumine Jeesuse Kristuse nimel. Isa, ma õnnistan igat ühte Jeesuse nimel, kes panid kokku selle ohvri. Ja me täname, issand, et sinu au saab ilmsiks Jeesuse nimel, Yeshua HaMashiach nimel. Amen. Ma loen kokku ja annan praegu. Whatever that means. Mida iganes tähendas. Okay, this is really loud. Can you make it a little less loud? It's yelling in my ears now. Sorry. I'm not a friend of technique. Ja ma ei ole väga tehnikas. I'm always involved with those things. In between somehow. How is it now? Yeah, that's better. Yes, that's better. Sounds better. Thank you. Okay, so like I said,
You guys have just to jump in, the one that et nagu ma ütlesin, et need, kes nüüd ennem ei olnud, et siis lihtsalt hüpake ree I peale. know they are recording it. Ma tean, et siin salvestati ja praegu ka salvestatakse. It might be really good to listen Ja to the oleks first session. hea tegelikult kuulata seda esimest osa ka. Okay, I explained a little bit Ma selgitasin natuke about where I'm coming from seda, kust mina tulen and about the old and the new identity Ja ma of rääkisin Christ, the new vanast- creation really. ja uuest identiteedist ja uuest loodust I Kristuses. told about how we have a new heart, Ma but rääkisin- in the soul realm there is still lies and sins and wounds. Ma rääkisin sellest, kuidas meil on uus süda, aga meie hingemaailmas on ikka valed ja patt ja haavad. It's where Paul talks in Romans 7. Ja sellest, kuidas Paulus ütleb Rooma It's 7. not him that's sinning really, it's sin Et in see him, ei ole tema, kes teeb pattu, vaid see on patt tema sees, kes seda teeb. in his sinful nature. Ja tema patune loomus. Right? And scripture says to transform our mind Ja Piibel ütleb, et uuendage oma meeli. according to scripture, to what God says really. Ja siis lähtuvalt sellest, mida Jumal ütleb. See, our soul is mind, will and emotion. Meie hing, see on meel, tahe ja emotsioonid. And that's what needs to go under Ja a see transformation process peab minema läbi muutuse protsessist, to really be set free, because et vabaks saada, like I sest said, nagu it's ma ütlesin, in 1 John, right? In 1 Kolmandas John it says Johannese that we kirjas, may prosper as our soul kus prospers, ta even ütleb, in health. et olgu teie lugu nii hea, nagu teie hingegi lugu on hea. See, the sinful natures in the flesh, it's not in the leg, you know. Et see patune loomus sinu lihas, see ei ole sinu jalas või käes kuskil, It's the soul realm, vaid see on hingemaailmas. right? And the cool thing is, Ja hea asi on, Jesus died for that to be restored. Jeesus suri, et see saaks taastatud. How do I know? Because that's Kuidas ma why tean, it sest says sellepärast in ütleb John that Johannes, we may prosper even in health. That means in our physical, et isegi meie tervis ja isegi meie füüsiline olukord oleks nii emotionally, hea, mentally, meie vaimne olukord, meie nagu see mentaalne olukord, meie emotsionaalne olukord, health tervis as our soul. oleksid nii samasuguses olukorras nagu meie hing, et nendel oleks ka küllus, nii nagu meie hinges on küllus. There's like a direct connection Et selle vahel on otsene side, otsene ühendus of the things in our soul realm. sellest, mis on meie hingemaailmas, Like I said, wounds, nagu ma ütlesin, haavad, lies, valed, patterns of behavior, käitumismustrid, thinking, mõtlemine, like traumas. It's all in Traumad. the soul realm. need on It's hingemaailmas. not in the new creation. Need ei ole selles uues loodus, It's in the old. vaid vanas. It's in the soul realm. See on hingemaailmas. And that's where God wants to come and take it out, Ja Jumal tahab tulla ja võtta selle välja, muuta, because those things sest need is asjad what the enemy uses on need, mida vaenlane kasutab to keep us bound. selleks, et hoida meid kütkes, hoida meid seotuna. I just talked with that precious Ma lady. rääkisin selle naisega. Can I say what you told Kas ma me? võin ütelda, mida sa mulle rääkisid? Right? Jesus told me, Ta like, ütles, et when we come to church kui me tuleme kogudusse and we are with others, ja me oleme koos teistega, then we feel better. siis me tunneme ennast paremini. We get built up. Sa saad nagu üles ehitatud. See, but what if you go home? Aga mis siis, kui sa lähed koju, You work. siis sa lähed tööle. You know, the enemy comes, the lies come. Vaenlane it's hard. tuleb, valed tulevad ja see on raske sinu jaoks. There's a spiritual battle going on. Toimub vaimulik lahing. See, there's a spiritual atmosphere out there. Meie ümber on vaimulik atmosfäär, vaimne atmosfäär. See, and in the soul realm, where those things are that I just explained, Hingemaailm, see, kus on siis kõik need asjad, millest ma just rääkisin, those are legal rights, like open doors need on avatud uksed, seaduslikud õigused of the enemy vaenlasele, to have a hold on your life. et ta saaks sinu elu enda haardes hoida. Like I said early on, we just came from Perno. Nagu ma ütlesin varem, et me just 2 päeva olime Pärnus, me tuleme Pärnust. We had just 2 meetings, but Meil oli it's seal 2 awesome what God koosolekut, did aga there. Jumal tegi midagi väga võimast seal. There happened a lot of healing and deliverance. Toimus tervenemisi, vabanemisi. And there were quite many people physically with Ja väga- different things healed. Mitmed inimesed said füüsiliselt terveks Just because we dealt with the soul realm. selle tõttu, et me tegelesime hingemaailmaga. We were just dealing with deliverance and healing. Me tegelesime vabastuse ja sisemise tervenemise. A lady with back problems, nobody touched her, suddenly she came Üks back. naine, kelle selg oli haige, mitte keegi teda ei puudutanud, ei palvetanud, tema eest ta sai terveks. A young man, he had this inflammation in his, Noorel what they call those ligaments. mehel, tal on nagu oli liigese põletik siis ja või kõõluste põletik. You know, he couldn't do any push-ups. Ta ei saanud kätekõverdusi, ta ei saanud nagu mingit survet avaldada oma See, I randmetele. prayed for Ma healing palvendasin for his tervenemist hands.
tema käele it wouldn't go away. ja mitte midagi ei toimunud. So I was dealing with his soul. Ja siis ma tegelesin tema hingega. It took maybe, I don't know, 5 minutes. Vist läks 5 või 10 minutit aega. No, because like I said, I'm pretty well trained in Nagu ma healing ütlesin, and et deliverance, siis ma so olen I know selles- how to do this. Sisemise tervenemise ja vabastusteenistuses päris nagu treenitud juba, et ma nagu tean, kuidas seda teha. At least to some extent, because Vähemalt there's mingis always ulatuses, more. sest alati on rohkem, Right? eks ju. You never, God has always more. Jumalal on alati rohkem. So I know a little bit. Mina tean ainult natukene praegu. If you think about the possibilities of Et kui God. mõelda seda, millised võimalused Jumalal So tegelikult on. after some minutes, his Ja nüüd hand mõne was minuti healed pärast tema suddenly. käsi sai terveks järsku. Another woman's back and knees Ühe teise naise selg ja põlved were healed said terveks. because I dealt with the spirit of Sest ma witchcraft and tegelesin divination nõiduse ja ennustamise vaimuga and tema sees. rejection and Ja all hülgamise kinds of vaimuga things. ja kõik, mis seal oli. You know, so now, Ja nüüd see, people are sick, inimesed on haiged, and eks. then many times they pray, God heal me, God Ja heal me me. palume Jumal, tervenda mind, tervenda mind. Healing, it's not happening. Ja see ei toimu. See, it's because no, Sest sin, sickness and pain, it's from hell. That wasn't there before the haigus ja fall. valu, seda ei olnud enne pattu langemist olemas. So there is with a lot of things a connection to that. Nii et paljud asjad on seotud selle langemisega. I'm not saying everything. Ma ei ütle kõik. See, we have to watch really out when we talk about the spirit realm and Et demons. siin tuleb olla ettevaatlik, kui me räägime vaimumaailmast ja teemonitest, We don't focus on them. siis see on, et me ei keskendu nendele. You know, there's those people, they see a demon behind every bush. Just a On demon. inimesi, kes näevad iga põõsa taga teemonit tükitamas. I really don't look after them at all. Ma ei otsi neid niimoodi And to taga. be honest, I don't pay attention to Ja them. tegelikult ma ei pööra nendele tähelepanugi niimoodi. But what God really shows me by Aga the mida Holy Jumal mulle Spirit, näitab püha vaimu kaudu, usually why they are ta there. näitab seda, et miks nad on See, seal. the problem is never the demon, it's why they are Probleem there. ei ole ju see teemon, vaid seda, miks ta on seal. It's because there happened at one point agreement with the enemy. Selle tõttu, et ühel hetkel on tehtud leping ja nõustutud vaenlasega. For whatever way, sin, Ükskõik millisel idolatry, viisil, patt või ebajumala teenistus, ükskõik haavamine, traumad, those are all need things kõik asjad where the enemy can attach himself on to. need, mille külge vaenlane ennast haagib. But not every sickness comes from that. Aga sugugi mitte iga haigus ei tulene sellest. Right? I mean, we live in a very broken world. There's a lot of poison out Me there. elame väga murtud maailmas, siin meie ümber on tohutult palju You know, mürki. there's a lot of things they're not On väga palju supposed to be asju, really mida ei tohiks üldse like they olla, are. nagu They nad on. just make us sick. Ja need teevad meid haigeks. So don't Selle get tõttu. crazy with Nii et ära that. mine Right? hulluks selle teemaga, et It's very äärmusesse. because when you start to focus on the enemy, you can hurt people really Et kui sina badly. hakkad nagu keskenduma ainult vaenlasele, sa võid sellega inimestele väga palju haiget teha. It's never about the enemy. It's Asi pole kunagi always, vaenlases, vaid alati it's always about God's precious selles, et nad on Jumala hinnaline rahvas, Jumala I kallis don't inimene. look at the problem in people. Mina I ei don't vaata look for inimese that. sees olevat probleemi. I don't look what's going on with the people at all. Mind ei huvita, mis toimub nagu tema sees selle inimesega. See, I would empower, Ja ma ei if I rõhuta would do seda. that, Sest kui ma seda teeksin, I would empower the siis enemy ma annaksin võimu vaenlasele and the old creation. ja vanale loodule, kui ma kogu aeg tooksin välja selle, mis on temas valesti. Do you understand Kas sa that? mõistad seda? I would affirm the lies, the condemnation. Ma kinnitaksin sellega ainult neid valesid ja That's seda what religion hukkamõistu. really does. Aga It's seda the teeb spirit of religioon. condemnation, See on hukkamõistu vaim, self-righteousness. eneseõigustus ja kõik see. Right, what I do, I want to see the people the way God sees them. Aga mida ma teen? Ma tahan näha inimest nii, nagu Jumal teda näeb. See, what I see many times when I pray for somebody, Ja sageli, kui ma kellegi palvetan, siis ma näen I see maybe a little girl that's afraid in näiteks her heart. väikest tüdrukut, kes kardab ja kes on haiget saanud. You know, I maybe see a trauma. Ma näen traumat, mis on toimunud. I see things Ma näen asju in the soul of the people where they are. inimeste hinges, kus nad on haiget saanud, mille tõttu on haiget saanud. So I don't focus on Nii et ma ei what's keskendu wrong with that sellele, person, mis temas on valesti, right? I focus on vaid the sellele new creation uuele loodule and what keeps them bound to live ja from sellele, mis hoiab neid kinni, et nad ei saa elada sellest uuest loodust. This is very important when we talk about that, those things. Ja kui me räägime siin nendest asjadest, on väga oluline seda mõista. There is very little education in the body of Christ about the spirit realm. Ütleme, Kristuse juhus on väga napilt haridust selle vaimumaailma kohta. You know, and I feel in here there's a lot of faithful people, a lot of prayer Ja warriors. ma kogen siin on nii tohutult palju ustavaid inimesi, palvesõdalasi, nagu ma ka varem ütlesin. But I also believe you have Aga not ma usun ka, et had
te ei ole the breakthrough in the level that you would want. murdnud läbi sellisele tasandile, nagu te tegelikult oleksite soovinud. See, there's many things you year by year. Aastal You kept your faith and you olete kept te your faith. hoidnud oma usku ja see oli raske. But it's not Aga happening what you asi want pole, to see. see, mida te olete otsinud, ei ole nagu toimunud. Right? It's not happening. Pole toimunud. It was the same. I talked with the pastor in Pärnu. Sama asi ma rääkisin Pärnus pastoriga. He was so excited. Ta oli nii põnev ju. Because he saw that happened a breakthrough. It's a new beginning. It's just beginning. Sest ta nägi, kuidas toimus läbimurre ja ütles, et see on alles algus ja ta oli nii põnev sellest. Because suddenly he saw something finally is happening. Sest korraga ta nägi, et midagi lõpuks ometi toimub, mille eest nad olid palvetanud nii pikka aega. One thing was, et üks asi oli, it was time because they've been really praying and et oli faithful for kätte jõudnud aeg, nad olid aastaid palvetanud ustavalt ja oli kätte jõudnud see aeg. And the other thing is that God really is saying this is the year of Jubilee, 2017. Teine asi on see, et Jumal on öelnud, et 2017 on juubeliaasta. There's many things happening all over the world. Üle maailma, all work together. Üle maailma toimub väga palju asju, mis kõik nagu toimuvad koos, nagu toimivad that koos. has been prepared through many years of many faithful Christians all over the world. Ette aastate jooksul ustavate kristlaste poolt üle terve maailma neid asju, mis praegu toimuvad. Pastors, leaders, pastorid, juhid, eestpalvetajad, kõik, kes iganes, teenistujad, kes iganes. Jumal on valmistanud ja valmistanud ja valmistanud. Pannud inimesi nende õigestesse kohtadesse. Õpetanud inimesi. Ja valmistanud ette seda läbimurret. Ja nüüd on aeg selleks läbimurdeks. See pastor oli nii põnev. Ütles, et midagi toimub. Lõpuks ometi ma näen Jumala väge. Inimesed said vabaks teemonitest. Nad said terveks. Füüsiliselt terveks. It's also another reason is because people have just not been educated. Ja teine põhjus on, et inimesi ei ole lihtsalt õpetatud. Like I said, we talked before about it. Nagu ma varem rääkisin. Religion concentrates on making a nice Christian. Religioon keskendub sellele, et sa oleksid korralik ja kena ja hea ja tubli kristlane. Don't cause problems. Et ära põhjusta mingisuguseid probleeme oma pastorile. Don't stick out but fit in. Istu kenasti ja vaikselt ja ära torka silma teiste seast. Right? Ja? I don't see that Jesus fit in. Aga mina kuidagi ei näe, et Jeesus oleks selline olnud. I don't see that in the book of Acts the apostles fit in. Ja mina apostlite tegude raamatus ei näe, et apostlid oleks sulandunud massi ja mitte silma torranud. They started a holy rebellion, a revolution. Püha mässu tekitasid ja püha revolutsiooni. I mean, they got killed. Everyone besides John, they tried to boil him. Ja kõik nendest 12 tapeti ära, välja arvatud Johannes, keda üritati tappa, aga see ei toiminud. It's kind of funny, they tried to boil him in oil and he wouldn't die. Õlis keeta, aga ära keeta, aga ta lihtsalt ei surnud. They can't do anything else with that guy. Nad ei suutnud mitte midagi selle mehega teha. But to put him on an island. Lihtsalt nad lõpuks saatsid ta üksikule saarele. And God just takes him to heaven. Ja Jumal viib ta seal taevasse. And he's writing the book of ja ta kirjutab ilmutuse raamatu seal. It's so awesome. Ja see on võimas. It makes me really laugh. See tõesti paneb mind nagu naerma. You know, God's so awesome. Et Jumal on võimas. So, now we talked about, we became this new creation. God gave us that new heart, but we don't know that heart. Me rääkisime, et Jumal on andnud meile uue südame, me oleme uus loodu, aga me ei tunne seda südant. See, we don't know that. What we talked about is scripture, you know, I've called you on the foundation of the world and said you as a prophet to the nation, for example. Me ei tunne ära seda, mida Piibel ütleb, et ma olen andnud sulle uue südame, ma olen sind eraldanud ja kutsunud rahvastele prohvetiks juba enne aegade algust. There's a lot of scripture where God talks about that he knew us, that he has called us before we were even born on this earth. On päris väga palju kirjakohti, kus Jumal räägib seda, et ta juba tundis meid enne, ta juba kutsus meid enne kui kõik algas. Right? That he's talking about who you really are. Aga ta räägib seal ju sellest, kes sa tegelikult oled. And that's that new heart that you have received when you gave your life to Christ. See ongi see uus süda, mille sa said siis, kui sa andsid oma elu Jeesusele. Like it says in Ezekiel, I will give you nagu your heart. Nagu Ezekielist ta ütleb, ma annan sulle uue südame. I take the stony heart. Ja ma võtan selle kivise südame välja. A heart that's responsive and sensitive. Ja ma annan sulle asemele südame, mis on tundlik ja mis on kuulekas, mis on õrn. See, because we don't like ourselves and we have heard so much bad about ourselves. Kuna me ei meeldi endile ja me oleme enda kohta nii palju valesid asju kuulnud. I'm just repeating a bit for the others to catch up. Ma lihtsalt korrutan natukene seda, mis ma enne rääkisin nende jaoks, kes nüüd alles tulid. We don't want to look at ourselves. Siis selle tõttu
me ei taha vaadata ennast. See, there's a new heart. Su sees on uus süda. I didn't know that. I have no clue. Who's that prophet? What, I'm a prophet? What? Ja meil ei ole sellest aimugi, mida mina olen prohvet, mis asja. What am I a prophet for the nations? Rahvastele prohvet, You mida? know, I'm scared to go to the store. What will they think about me? Isegi poodi minna üksinda, kuule, mis nad mõtlevad minust. What's my neighbor thinking about me? Mida mu naaber minust mõtleb? You get it, right? Saad aru, mida ma We look in the mirror. I don't like myself. Vaatame peeglisse ja ei meeldi endale. That's the old creation's dead. See on vana loodu, kes on surnud. Right? It's lies. Need on valed. Nothing but lies. Mitte midagi muud kui ainult valed, mida me oleme õppinud uskuma. uskuma. Doesn't want that you look at that new heart and find out who you really are. Saatan ei taha, et sa vaataks oma uut südant ja avastaksid seda, kes sa tõeliselt oled. Oh, wait a moment. Oot, üks hetk. I'm not bad. Ma ei olegi paha. Wait a moment. Oot. Awesome. Ma olen tegelikult suurepärane. I'm seated with Christ in heaven. Oota, ma istun koos Kristusega taevas. Wait a moment, the whole creation is waiting for the sons ja of God kogu to be loodu revealed. ootab, et Jumala pojad saaks ilmsiks. That's me. See olen mina. Why? Miks? Because I got the power. Sest mul on vägi. I got the authority. Mul on meelevald. To bring heaven on earth. Tuua taevas maa peale. And the devil hates it. Ja saatan vihkab seda. Because he's mad. Sest ta on vihane. And he wants to bring death and ja ta death tahab and surma ja surma ja surma tuua. Because there's no hope for him. So he's just sest tema jaoks ei ole lootust, selle tõttu ta on vihane. Right? See? So, when we give our life to Christ, ja kui me anname oma elud Kristusele, we are stepping in a whole other level of warfare. Siis me astume täiesti sõjapidamises, sõjatandril täiesti uuele tasandile. That may get even a lot worse than before. See võib minna sugugi, see võib minna veel palju hullemaks, kui ta üldse enne oli. Because before you weren't dangerous for the devil at all. Sest enne, kui sa olid kristlane, enne sa ei olnud saatanale ohtlik. He got you. Aga, sest et tema hoidis sind oma haardes, tema kontrollis. Aga nüüd oled sina nagu selle omandi õigust muutnud. Sa kuulud nüüd Jumalale. Ja nüüd saatan ütleb, et oota, ma teen kõik, mida ma saan. Et ta jääks sinna, kus ta on. Ja et tal oleks veel hullem olukord. They can't find out who they are. Ja et ta ometi ei saaks teada, kes ta on. They can't find out what they can do. Ja et nad ometi ei uuriks välja seda, mida nad tegelikult suudavad. They can't find out what power and authority they have. Ja nad ei saaks teada, milline vägi ja milline meelevald neil on. And the devil's actually terrified of you. Aga seda sellepärast, et saatan tegelikult kardab sind. Because it's Christ in you, the hope of glory. Sest sinu sees on Kristus, au, hilguse lootus. See, in reality, it has nothing to do with you. Ja need reaalsuses tegelikult ei ole sellel sinuga suurt midagi pistmist. He is terrified of who is in you. Ta kardab seda, mis on sinu sees. Kes on sinu sees. Who is in you. Ja selle tõttu, kes on sinu sees. You can walk through any valley. Sa võid minna läbi ükskõik millisest orust. Move any mountain. Ükskõik millisest mäest üle ronida. And win every battle. Ja võita iga lahingu. You can. Sa suudad. You can. Sa suudad. And I believe we are entering in a time. Ja ma usun, et me oleme astumas aega. Well, that revelation. Kus see ilmutus will become so strong. Muutub nii tugevaks. See? Jesus, when you read when Jesus was on earth. Kui sa loed seda, kui Jeesus oli maa peal. When people got healed, he said a lot like your faith has healed you. Kui inimesed said terveks, siis ta sageli ütles, et sinu usk on sind tervendanud. So how does faith come? Kuidas see usk tuleb? By hearing, right? Kuulmisest. Hearing Kuulmisest. the word of God. Jumala sõna kuulmisest. See, but it doesn't come by reading of scriptures. Aga see ei tule mitte piibli lugemisest. No. Mitte sellest. Because scripture's not God. Sest piibel ei ole Jumal. See on Jumala sõna. That's supposed to connect you with Him, mis the source peaks of everything. sind ühendama temaga, kes on kõige allikas. It's going to come by revelation of the Holy Spirit. See tuleb püha vaimu ilmutuse kaudu. And it comes really by a now word. Ja see on nüüd see hetkeline sõna, mida sa praegusel hetkel Jumalalt It's saad. about revelation. See on ilmutus. I can read and quote all kinds of scripture. Ma võin lugeda ja tsiteerida kõiksuguse kirjakohti. That's not necessarily bad. See ei ole muidugi ilmtingimata halb. Awesome. Don't misunderstand. Ära saa valesti aru. Read your Bible. Loe piiblit, ära saa valesti aru. Räägi välja seda, mis sa loed. I gotta understand. Aga sa pead mõistma midagi. I cannot use it as magic. Ma ei saa kasutada seda nagu mingit nõidust või imeväge. And quote all day long scripture. Ja tsiteerida kirjakohti pidevalt. And never get to know the source of the scripture. Ja mitte tunda selle kirjakoha allikat. See, because the reason
miks Jumal andis sulle uue südame ja pani sinu sisse oma vaimu. Sest ainukene viis, kuidas sa tõeliselt võid elada, olla, mis ühendab, see on Jumal maa peal, mis ühendab sind isaga. Jeesus ütles, et ma teen ainult seda, mida ma näen isa tegemas. Kui ta kutsus Laatsaruse välja, siis ta ei rääkinud sellest, ta ei näinud seda, mida Jumal tegi 2000 aastat tagasi või eile. Ta nägi seda, mida Jumal tahtis teha sellel hetkel. Ja iga üks teist, kes on prohvetlik ja kes on kogenud seda, kui sa palvetad kellegi eest ja sa saad selle nüüd, selle sõna praegu ja korraga sa näed selle tõttu midagi toimub. Korraga see inimene saab vabaks. Midagi toimub nende emotsioonides. Saavad terveks. Asi seisneb suhtes ja selles praeguses sõnas. Isegi kui ma loen oma piiblit, siis esimesena asjana alati ühendu Jumalaga. Jeesus, tule. Kui sa ülistad enam, Jeesus, aita mul avada oma südant sulle. Instead of taking the condemnation that tells you before you even started, et selle asemel, et sa alistud juba hukkamõistule juba enne, kui sa üldse hakkad midagi lugema. That you don't read enough Bible. Et sa ei loe piisavalt piiblit niikuinii ja selle tõttu siis sa ei loe jälle, eks? Right? Am I talking something? Et kui see hukkamõist sind tabab niimoodi. You feel so bad and you're so locked up, you just can't read it anyway. Et sa tunned ennast nii halvasti ja siis sa sulgud ja siis sa niikuinii ei suuda lugeda. See on religiooni vaim. Süüdistuse ja hukkamõistu vaim. Uhkus, eneseõigus, hirm ja kõik see raam, mis hoiab sind seotuna, et sa jätkuvalt teenid oma enesejõust ja lihast, oma enesejõust, ilma suhteta, käsku teenid. Selleks, et meeldida kuidagi Jumalale. Aga käsu vili on mis asi? See on surm ja hukkamõist. Ja kas sa nüüd näed, kuidas need vaimud saavad väe tegutseda? Religiooni vaim ta armastab hukkamõistu. Religiooni vaim armastab rasket tööd. Sa pead rohkem tegema, rohkem tegema, rohkem tegema. On aeg teha palju, on aeg pidada sõda, on aeg palvetada tundide kaupa, lihtsalt minna ja minna. Aga see peab lähtuma pühast vaimust, lähtuma suhtest. Tema annab sulle väe teha kõike, mis tema tahab, et sa teed. Ja nüüd sul on uus süda. But we live in a world where there's all kinds of, demons around, like light is fighting against darkness. Aga me elame maailmas, kus on meie teemonid on meie ümber ja pimedus võitleb valgusega kogu aeg. See, and just as everybody has a history and a generational history. Täpselt nii, nagu igal ühel on tema pere ajalugu sugupõlvedest. Depending on that. Tema suguvõsa ja sellest sõltuvalt. Depending what happened in your generation. Sõltuvalt sellest, mis on toimunud sinu sugupõlvede jooksul. That gets passed on. See on edasi kandunud. That influences you until today. Ja see mõjutab sind täna. So, and those things need to be broken off. Ja selle tõttu tuleb need asjad seal murda. You are white as snow in front of the Father. Jumala isa ees oled sina lumest valgem. The Father sees nothing wrong on you right now. Isa jaoks ei ole sinus mitte midagi valesti. Sa pead selle aru saama. If you gave your life to Christ. Kui sina andsid oma elu Kristusele. And he said, Lord, forgive me. Ja ütlesid, issand, anna mulle andeks. Anything and I forgive. Kõik ja mina annan andeks teistele. You are forgiven. Siis sulle anti andeks. But see, in the soul realm, all those attachments. Aga hingemaailmas on ikka need asjad kinni. Right? They are having a hold on you and they need to be taken out. Hoiavad sind kinni ja need tuleb sealt välja võtta. Right? That hold you back. Need on hoidnud sind tagasi, et sa ei suuda uskuda seda uut ennast, seda uut loodut. See, the same is on the land. Aga sama asi on ka maaga. The same is
whatever happened in a building. Mis iganes on toimunud kuskil majas või ehituses. In your apartment, in your sinu korteris, sinu majas. What owners there were, what they millised did there. omanikud seal olid, mida nad seal tegid. There is a history. Seal on ajalugu. See, and there is a spiritual environment, an atmosphere. Vaimulik keskkond, vaimulik atmosfäär. According to what happened. Sõltuvalt sellest, mis on toimunud seal. See, but we have the blood of Jesus. Aga meil on Jeesuse veri ja meil on meelevald. And we can, depending, there's something you need to understand of the range of authority that you have. Nüüd sa pead ära tundma selle oma meelevalla ulatuse, kui suur on sinu meelevald. For example, me as let's say a private person, just a Christian, no leader now. Olete me lihtsalt tavaline inimene, mitte juht ega midagi, lihtsalt üks tavaline inimene, kristlane. You have authority over anything that belongs to you. Sinul on meelevald kõige üle, mis kuulub sinule. You know, your house, your sinu maja, sinu korter. Even if it's rented. Isegi kui sa oled selle üürinud. You have a legal right to be here, so siis sinul on seaduslik õigus seal olla. You have a right in the spirit realm. Et vaimumaailmas on sinul õigus. To take authority. Võtta meelevald seal. The owner of the apartment will still have more authority. Selle korteri päris omanikul on natukene suurem meelevald, suurem õigus seal. But you can to some amount influence. Aga sul on ka teatud määral nagu mõjuvõimu ja meelevalda seal tegutseda. At your workplace, let's talk about näiteks your workplace. Sinu töökoht. You have a legal right to be there because it's sul on seaduslik õigus seal olla, sest sa töötad seal. So to a certain amount you can have influence. Ja teatud ulatuses suudad sa mõjutada seal olevat vaimumaailma. But you need to learn how to do this. Aga sa pead õppima, kuidas. So I can't tell you all that today. Ja ma täna ei suuda kõike seda katta ega rääkida teile. I'm just wanting to give you an idea about. Aga ma tahan anda sulle nagu ideid või mõtteid selle kohta. Because what I felt very strongly here. See, mida ma kogesin siin väga tugevalt. There's a lot of people, you got a good heart, you're fighting many years. Te olete head inimesed, teil on head südamed, te olete võidelnud aastaid. But you're not seeing the breakthrough because you aga te pole näinud läbimurret, sest te ei tea, you don't know how to deal with the spiritual environment. Kuidas tegeleda vaimuliku atmosfääriga. See? So there is like in this area there's a lot of darkness. Selles piirkonnas on väga palju pimedust. When we got here, kui me siia sõitsime, it was in the border of this area. See oli selle piiri peal siin enne kui me ristit alla keerasime siia. We were nicely driving in the car. Sõitsime autos mõni kilomeetri. You know, there's spirits, demons that have like authority over a house. On vaimud ja deemonid, kellel on meelevald näiteks maja üle. Over maybe näiteks property. Sinu selle vara üle, mis sul on. Over the street. Näiteks mingi tänava üle. It all depends what happened there. Kõik sõltub sellest, mis on toimunud. What demons got legal rights. Ja millistele deemonitel on seal seaduslikud õigused antud. And it can also be over village, over ja see võib olla näiteks küla üle, linna üle. Over a nation. Üle rahva. Right? So we came into this territory. Et me sisenesime siis siia piirkonda. And boy, suddenly something really nasty hit the car. Midagi väga jubedat või ütleme koledat tabas autot. I was like half tossing around. Et mul oli tegu, et seal üldse hingitsed nagu. I was just jumping in the car. See pani mind nagu hüppama, ma võpatasin mitmeid kordi. She had problems to see, we got headache. Tal tekkis nagu silmad läksid uduseks, nägemisega oli probleeme, peavalu. And we could just sense that real evil, kogesime, really nasty. Et midagi kurja on siin ja midagi väga paha. Ja ma nägin vaimumaailmas suur must lukk. And then I saw ja siis ma nägin hetk hiljem. I saw kind of a woman, I think it was a witch or something. Et see ilmselt oli mingi nõid. Või mida ma siis nägin. And there was a snake, it was like green, black, yellowish kind of. See oli selline, ja siis ma nägin, oli madu, selline roheline ja musta ja kollasega selline madu. And there was a really nasty spirit. Ja see oli üks väga rõve vaim. And that spirit sounded real sweet. Aga see vaim, ta kõlas väga armsasti. Real deceiving and tempting. Väga petlikult, väga selliselt ilusasti. You know, it wasn't obvious that it's evil. Nii et see, et ta oli kuri, ei olnud sugugi ilmne. And that God just gave me some revelation what's going on here. Ja Jumal andis mulle natuke ilmutust selle kohta, mis siin on. And I started to get more of an understanding what you guys are battling in this area. Ja ma hakkasin mõistma seda, millega te siin lahinguid peate. You know, and I felt really strongly that God wants to
give you some equipment. Ja ma kogesin, et Jumal tahab anda teile varustuse. See I'm just being honest right now. Ma olen What we feel in that church. Ma olen praegu väga aus teiega, et mida ma kogen siin. You know, there's like different places depending. On erinevaid kohti siis sõltuvalt. Like I said, what happened in the place. Nagu ma ütlesin, eks ju, et seal sõltub sellest, mis on toimunud seal paigas. Let's talk about churches now. Räägime nüüd hetkel kogudustest. How much people pray and worship. Näiteks, kui palju inimesed palvetavad, ülistavad. How much they are in the right spirit. Kui palju nad on nagu õiges vaimus. Right? But also how much they have dealt with the spiritual environment. Aga samuti see, kui palju nad on tegelenud selle vaimuliku atmosfääriga. So depending on that. Ja nüüd sellest sõltuvalt. You will actually feel the presence of God. Sa koged siis Jumala ligiolu. Kas rohkem tugevana või vähem tugevana. You know, the miraculous, the supernatural. Üleloomulik asi. Will be dependent on those things. Sõltub nendest. On the level of revelation and on the level of presence that place carries, those people really carry. Ilmutuse tasandist, mis on inimestel, sellest ligiolu tasandist, mida inimesed kannavad. Right? And we both feel there's really precious people here. Ja me kogeme seda, et te olete väga hinnalised ja suurepärased inimesed siin. But there are things that are Aga on asju, mis hoiavad Jumala ligiolu. Really, it's not your fault. Mitte teie, see pole teie süü, see ei ole teie süü. But it feels nice. Aga see tundub nagu ilus ja kena. But we don't feel it breaking through. Something's holding it back. Miski asi hoiab seda tagasi, läbimurret ei ole. Does it make sense to you? Kas see on sulle tuttav, kui ma räägin seda, kas sa tunned ära selle asja? So it's difficult for you. Sinu jaoks on see raske, eks? Sa ei anna alla, sa muudkui jätkad. You're not giving up. Sa ei anna alla. So see, going back to your own heart. Nüüd läheme tagasi sinu enda südame juurde. It's really important to understand that. On hästi oluline mõista seda. So I give my life to Christ. Et kui mina annan oma elu Kristusele ja järsku I'm belonging to this other kingdom. Ma kuulun teise kuningriiki. I'm the temple of the Holy Spirit. Mina olen pühavaimu tempel. Ma istun Kristusega koos taevas. I'm anointed, called by God. Ma olen võitud, ma olen Jumala poolt kutsutud. I have spiritual weapons. Mul on vaimulikud relvad. But see, like I said, I need to learn to know who I am. Aga nagu ma ütlesin, me peame õppima tundma, kes ma olen. So there is those things of my past, they're like walls between me and God. Ja asjad minu minevikust, nad on nagu sein minu ja Jumala vahel. I have seen that. Ma olen näinud seda väga palju aastaid juba. I'll tell you a bit more about me. Ma võin teile natuke rohkem rääkida endast. I told you a bit the background. Ma rääkisin pisut tausta enne. I've been told you're bad, you know. I'm bad, I got beat up on my brother, my family condemned me. Minu identiteet minu perest oli see, et ma olen paha ja ma olen kõiges süüdi, minu vend peksis mind ja see oli väga halb, kuidas mind koheldi. And it was interesting when I came to Christ. Ja huvitav, kui ma sain kristlaseks, ma tulin Kristuse juurde. Siis ma sisenesin tohutusse lahingusse, sõjatsooni. I very fast väga kiiresti ma õppisin kuulama Jeesust ja kogema teda üleloomulikult. Ja minu jaoks ma arvasin, see oligi normaalne. Aga ma avastasin, et ei ole. Sellepärast, et mul tekkisid probleemid kristlastega. Koguduses nad olid küll rõõmsad üle, sest ma tõin kogu aeg uusi inimesi kogudusse juurde. Üks või kaks inimest kogu iga päev tuli Kristuse juurde ja they had to build a new house group because of me, right? Nii et nad selle tõttu nad olid sunnitud nagu uue kodugrupile uue koha nagu leidma, et kogu aeg tuli uusi inimesi juurde. But the leader there, and she's awesome. Juht, kes oli seal. But there was some bondages. Ta oli suurepärane inimene, aga tema sees olid teatud takistused. And she tried to fix me. Siis tema hakkas mind nagu korrale kutsuma, parandama. She tried to bring my life in order. Ta üritas minu elu korda sättida. But the truth is, aga tõde on, the Holy Spirit was so strongly working in me. Et püha vaim töötas minus nii tugevalt. That I couldn't even do it wrong anymore. Et ma ei saanudki nagu enam valesti teha seda. I had a boyfriend back then, I said no. Et mul oli boyfriend ja ma ütlesin talle ei, nüüd aitab.
I brought order in a lot of things. Et ma tõin selle tõttu nagu ise korda väga paljudesse asjadesse. Ma ei saanud enam teha valesid asju. So, but still, I started to feel I'm wrong. Ometi ma hakkasin tundma seda, et kogu aeg, et ma olen halb, ma olen paha, ma eksin, ma teen valesti. And I was literally persecuted over many years. Ja sisuliselt kristlased kiusasid mind aastaid taga. And it took me about ja see võttis kuskil aega 15 years 15 aastat kristlasena, to find out what I've told you today. Et avastada ja teada saada seda, mida ma täna teile räägin. I suffered about 15 years. Ma kannatasin umbes 15 aastat. Really horrible. Väga kohutavalt. From all this condemnation. Kõige selle hukkamõistu ja kõige selle süüdistuste all. See what happened. Ja mis toimus? It's really pretty intense. See on väga ilus ja aga see on väga nagu pingeline. See, I told you a bit about my family. Et ma rääkisin sulle oma perekonnast. So I told you I was in Spain. God brought me to Spain. Ja ma ütlesin, et Jumal viis mind Hispaaniasse edasi. So what happened there? Ja mis seal toimus? I was there 3-4 months and I had an accident. Ja mul toimus õnnetus, ma sattusin õnnetusse. Right? I ran with a bike into a car. Ma sõitsin jalgrattaga autole sisse. It was because it was raining kuna vihma sadas ja and the traffic light was all covered by a palm tree. Ja ma ei näinud nagu neid valgusfoori, ma ei näinud. After 2 weeks I couldn't walk anymore. Ja 2 nädala pärast ma olin võimetu liikuma, ma ei saanud kõndida. Ja mul on ikka sellest veel on seljavalud nagu. For about 10 years I couldn't hardly sleep. 10 aastat mul oli raskusi üldse magada. I couldn't hardly walk for 3 years. Mul oli 3 aastat oli raskusi üldse kõndida. And after those 3 years I still have many times problem. I can't go jogging really. Ja pärast neid 3 aasta möödumist mul on ikka veel raskusaega, et ma näiteks ei saa alati jooksma minna. It's a crazy testimony, believe me, and I'm just telling you pieces. Ma räägin sulle nagu ainult tükikesi sellest täiesti uskumatust tunnistusest. But I really feel to share this to you. Aga ma kogesin, ma pean seda sinuga jagama. Because it really shows. Sest see näitab that fight between life and death. Seda võitlust, mis toimub elu ja surma vahel. So I couldn't walk anymore. Ma ei saanud kõndida, noh. It was horrible because I'm a person, I'm a runner. Sest mina olen jooksja, ma pean liikuma kogu aeg. Ma olin kohuse treener. I'm not doing good in a house, I need to get out. Ma ei saa olla kuskil kinni toas, ma pean olema väljas. Crazy. Täiesti hull olukord. So after some time, et mõne aja möödudes I had this infection in my sinuses and I was leading worship. Tekkis mul põsskoobastesse põletik. So suddenly I got this infection in my vocal cords. Põletik läks edasi minu häälepaeltesse. And for years I couldn't have. Ma olin ülistusjuht sellel ajal ja siis ma ei saanud enam rääkida. Ma olin ülistusjuht sellel ajal. So I couldn't walk, I couldn't sleep. Nii et ma ei saanud kõndida, ma ei saanud magada, ma ei saanud rääkida. And I tell you one thing, if you can't talk, it's horrible because it puts you in a place of isolation. It's horrible. Ja ma ütlen, kui sa ei saa rääkida, siis see on üks jube asi, sest et see eraldab sind täiesti, sa oled isolatsioonis. There happened a lot of other stuff. I just tell you. Ja toimus väga palju ka muid asju. So in the meanwhile, my brother almost died. The enemy tried to kill him. My parents died at one point. Ja vahepeal siis minu vanemad surid ära, minu vend peaaegu suri ära, vaenlane üritas teda tappa. See oli väga dramaatiline, mis toimus. I really do not know how I survived. Nii et ma tegelikult ka ei saa aru, kuidas ma jäin ellu, see oli uskumatu. Right? So after some time, I got some really bad stomach problems. Mõne aja möödudes tekkisid mul kõhuprobleemid. You know, it was going over a period of 5-6 years. See oli kuskil nii 5-7-6 aasta möödudes. And nothing got really much better. Ja mitte miski ei muutunud nagu paremaks. So I started to get those stomach problems. Et mul tekkisid kõhuprobleemid ja läksid hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. So in the meanwhile, God put me to Finland and said, I need you in Finland. Ja vahepeal Jumal ütles mulle, mine nüüd Soome, mul on vaja, et sa lähed Soome. So I'm in Finland and my stomach gets so bad I had to go to the emergency. Kõht oli kõhuolukord nii hull, et ma läksin kiiravisse. So they take blood. Võtsid mul vereproovi. And they tell me you have leukemia. Ütlevad, et küll sul on leukeemia. You understand? Sa mõistad? Blood cancer. Verevähk. I was almost dead. Ma olin surnud peaaegu. I a few times almost died. Ma olin suremas seal mitu korda. A lot of in between happened. Like I had spiritual battles going on. It was crazy. Ja vahepeal toimus väga palju vaimulkad lahingud, vaimsed lahingud oli tohutud. And you know why? The enemy was fighting over my identity. Sest vaenlane pidas sõda minu identiteedi pärast. Because God told me the reason why you have leukemia is because of the lies that you have known to believe are manifesting in your blood. Sest Jumal ütles, et see, miks sul on leukeemia, on see, et need valed, mida sa oled õppinud uskuma, need tulevad sinu vere kaudu nüüd ilmsiks. Valed, kas sa mõistad? So in all of that, ja kõik see, God was always kõiges selles
oli Jumal alati minu kõrval. Ja ta kasutas seda kõike, et ilmutada vaenlasele antud seaduslikke õiguseid ja mind tervendada. Ja sammu haaval hakkas see sein murduma. Ja ma nägin alati, et inimeste ja Jumala vahel on must sein. Ja ma teadsin, et see on vale, need on valed. Kui sa kogest Jeesust tunned teda. Aga me ei peaks niimoodi elama. Me peaksime elama tema ligidal. Ja kui ta tuleb ja sirutab sinu järele ja puudutab sind. Et mida nüüd see kaardil või eesriie sinna kõige pühamasse paika, see ju murti, see rebenes selleks, et sina saaksid sinna sisse minna ja seal elada. Jumal on nii suurepärane, hämmastav. Ta lihtsalt kogu aeg puudutab meid. Ta kogu aeg läheb oma lammastele järele. Ja te kõik olete seda kogenud, ma tean. See on see, kui ta annab sulle jõudu ja sa ei anna alla selle tõttu. Aga mida meil on vaja teha? Me peame kõndima sellest seinast läbi. Sest need on ainult valed. Nad ei ole isegi reaalsed. Need on need konksud, need vana mälestuse konksud, mis on su küljes kinni. Ja nüüd see on see koht, kus me kipume alla andma. Need on need, kus me usume vaenlase valesid ja kus me laseme vaenlasele ennast haardes hoida. Ma tean seda, et Jumal on sünnitamas minust tõelist läbimurdmise võimist, et äratada surnud. Ma tean seda. Vaimselt või emotsionaalselt või füüsiliselt surnud, vahet ei ole milliseid. Ja ma näen juba, et see toimib tegelikult. Ja ma tahan sind julgustada. Ma olin haiglas. Mul olid verevalumid üle keha. Sest minu veresooned lõhkesid. Sest minu vereolukord oli nii hull ja ma oleksin igal hetkel seal võinud surra. Ja tead mida? Selles paigas seal. Mul oli väga tugev keemiaravi peal. Ma olin haiglas. Ja 3 päeva pärast seda, kui mind lõpuks sealt välja lasti, ütleb Jumal mulle, et nüüd mine Eestisse. Sa pead minema Eestisse. Ma ei teadnud isegi, kus kohas see Eesti asub. Ja ma ütlesin, et ma lähen, kui sa avad tee ja see juhtuski. See on pikk lugu. Mina oleksin arvanud, või mina enda arvast, ma olin nagu nii surmavalt haige, ma oleksin oma tahtmise järgi koju jäänud. Rääkisin arstiga. Küsisin, et kas ma võin minna. Ta ütleb, et võtta oma ravimid kaasa. Need on sisuliselt see keemiaravim, need tabletid nagu pommid. See on nagu keemiline pomm, mida sa tarvitad. Võtsin oma tablette palju. Ära mine lennukiga, sest kui sa lendad lennukiga, siis sa sured. Sa pead laevaga minema. Siis ta ütles, rääkis mulle, kõik luges üles, et kui see ja see juhtub sinuga, siis sa pead kohe minema haiglasse. Kuna ma ei saa midagi süüa, siis ma olin nii kohutavalt peenikene. Ma sisuliselt nälgisin selle tõttu. Because my spleen, sest minu see põrn, because the spleen filters the blood. See on see, mis filtreerib verd. It was so full of poison. Liver, spleen on põrn. Et see filtreerib verd. Ja see oli nii täis seda mürki, ja see oli täiesti paisunud ja suurenenud see põrn. Et see surus nagu mu mao vastu. Ja ma ei saanud enam, makku ei mahtunud midagi, ma ei saanud süüa. Ruumi polnud toidu jaoks. Et see oli, ma olin sellises olukorras. Ja täiesti hullumeelne. Aga Jumal rääkis. Et kui sa sinna lähed, siis inimesed saavad terveks.
I did go. Ja ma läksin. The first thing that happened on the way to the island. Esimene asi, mis juhtus, kui ma olin saarele teel. A witch attacked the car. Nõid ründas autot. In the spirit. Vaimus. We battled that witch off. Me pidime selle nagu lahingut pidama, see oli väga nagu tugev ja võimas. Now witches, people. On nõiad, inimesed. By demonic power they can travel in the spirit and kill people. Kes suudavad teemonliku väe tõttu nagu vaimust rännata. They can kill them. Ja tappa inimesi. Right? So that thing attacks the car. Ja see ründas meie autot. Right? And we fight that thing off. Ja me võitlesime sellega ja ta lahkus. And then at the ferry to the island, the Holy Spirit hits me with fire. Praavi peal, siis Jumala püha vaimu tuli tabas mind. I mean, really powerful. Väga väeliselt. And God spoke to me. Ja Jumal ütles, I will break your heart for Estonia. Ma murran su südame Eesti jaoks. I did not know you. Ma ei did not know you. Ma ei tundnud teid. I didn't even know really where the profile was. Somewhere in Scandinavia. Et kus kohas see Eesti on, et kuskil seal Skandinaavia kandis äkki on. You know, I don't know about Scandinavia real well. Et ma ei tundnud seda piirkonda, jah. So, and God started to speak to me. Ja Jumal hakkas mulle rääkima. I saw armies of the enemy over the country gathering together. Ma nägin, kuidas vaenlase armeed üle maa kogunevad kokku. And God spoke to me, it's urgent. Ja Jumal ütleb, et nüüd on kiire. On ülioluline. I saw Putin's face over the country. Ma nägin üle Eesti Putini nägu. And I knew because I understand ja kuna ma mõistsin seda, legal rights of the enemy. Nendes vaenlaste seaduslikust õigustest, God was speaking to ma mõistsin, mida Jumal selle kaudu mulle ütles. Was the enemy tries to destroy this country. Oli see, et vaenlane üritab hävitada seda maad. By the legal rights that he has. Nende seaduslike õiguste kaudu, mis talle on antud. And I was preaching there for half an hour at the Pentecostal church on the island. Olin seal Saaremaal 4 koguduse, ma jutustasin kuskil 1,5 tundi. And it happened. People started to get healed. Ja see toimus, inimesed hakkasid terveks saama. How they got healed? I started to deal with the legal rights about Russia, Germany and all kinds of stuff. What happened in the history of the country? Selle tõttu, et ma hakkasin tegelema murdma neid seaduslikke õigusi, mida võõrad rahvad meie maa peal olid põhjustanud ja andnud vaenlasel seaduslikke õigusi sinna. I as a German, I asked for forgiveness. Sakslased, venelased, mina olen sakslane ja ma palusin andeks seda, mida sakslased olid teinud Eestis. And I'm doing the same right now. I ask for forgive the Germans what they have done. Ma palun, et andke andeks sakslastele selle, mida nemad on põhjustanud siin riigis. Sest see, mis nad tegid, ei olnud õige. Nendel polnud õigust teha, mis nad tegid. Ei olnud õige. Right, and I ask you to forgive. Ja ma palun, et te annaksite andeks minu riigile selle, mida nad on põhjustanud siin. See, I didn't even know they did that until somebody told me. Ma isegi ei teadnud, mida nad olid teinud, nii kaua, kui keegi mulle selle ajalugu tutvustas. See, can you see kas sa näed, kuidas Jumal toimib, töötab? I told you, my family was so under demonic oppression. Pere oli tohutu teemonliku rõhumise all. See, the reason why the enemy, when I got born, I almost died already. And when I was 6 years old, I almost died. Ja vaenlane, ta tahtis mind tappa kogu aeg, kui ma sündisin, siis ma peaaegu surin ära, kui ma olin 6, siis ma peaaegu surin ära. It's because of my call, but also because of the legal rights on my family. Ühelt poolt selle kutse pärast, mis minu peal on, aga teiselt poolt selle nende seaduslike õiguste pärast, mis oli minu perekonnas. See, the enemy tried to kill me all the time. Vaenlane üritas mind kogu aeg tappa. And he destroyed my parents. Ta hävitas mu vanemad. And he's working on destroying my brother. Ja ta hävitab the rest of my family. Ta hävitab ka, ta töötab sellega, et hävitada ka minu ülejäänud perekonda, minu venda. But he pulled me out. Aga ta tõmbas mind, Jumal tõmbas mind välja. See what God's doing? Ja kas sa saad aru, mis ta teeb? He pulled me out. Jumal tõmbas mind välja. The very thing that you tried to destroy, I'm going to give you power and authority. Ja ta ütleb, et see asi, mis sind üritas hävitada, mina annan sulle selle üle väe ja meelevalla. I didn't know your country. Ma ei teadnud teie, ma ei tundnud teie riiki, ma ei teadnud seda. I have actually a really similar history than you have. Aga tegelikult on minu ajalugu väga sarnane sellele, mis teil on siin. I'm not that great person. Ma ei ole mingisugune kõrge ja suurepärane inimene, mingi suur sakslane siin. I'm like you. I was a little girl that got hurt and rejected. Ma olin väike tüdruk, keda lükati kõrvale, keda peksti ja kes sai haiget kogu aeg. From a mother that got fed pig food. Ema tõttu kes... My mother, they fed her pig food. Kuna selle tõttu, et minu ema nagu ei toideta korraga, ta sõid nagu sigadega toitu siis. My both parents grew up in the war, they got traumatized. Minu vanemad kasvasid üles sõja ajal, nad olid väga traumeeritud. Do you understand? I'm just like you. Ma olen täpselt nagu teie, kas te saate aru sellest? See, but what God did. Aga mida Jumal tegi? He took me. Ta võttis mind. He knew it would be a really bad battle.
Ta teadis, et see saab olema üks väga hull lahing, väga raske lahing, aga ta teadis. See, I would have died anyways. Ma oleksin surnud seal niikuinii. See, but he said, I'm with you. Aga tema ütles, et mina olen sinuga. Mina olen sinu poolt. And when you hang on to me, ja kui sina minust kinni hoiad, the enemy's going to try to kill you. Ükskõik, kuidas vaenlane sind üritab tappa. Again and again. Jälle ja jälle. See, but I'm going to use every step for my glory. Aga mina kasutan iga seda sammu oma au jaoks. Ja mina olen sinuga. But all that you need, aga kõik, mis sul on vaja, you gotta have the courage to break out. Sul peab olema julgust murda välja. You gotta have to break. You have to have the courage to follow me. Sul peab olema julgust mind järgida. You have to have the courage not to listen to the others. Sul peab olema julgust mitte kuulata teisi. See, do you think I was afraid to come to Estonia full of chemo? Et mis sa arvad, et kui ma siia Eestisse tulin, ma võtsin oma keemiaravi, ma olin pool surnud, et kas ma kartsin? Yes, I was. Jah. But I was more trusting God than I was afraid. Usaldasin Jumalat rohkem, kui ma kartsin. And I have learned one thing. Ja ma olen õppinud ühte asja. There's only one safe place. On ainult üks turvaline paik. Under the shadow of his wings. Tema tiibade varju all. Our Lord God Almighty. Jumal kõige väelise You gotta walk through fire. Aga sa pead kõndima läbi tule. You gotta walk through a wall. Sa pead kõndima läbi seinte. Sa pead seda tegema. Because that wall's real and that wall's gonna try to kill you. Sest see sein sinu ees on reaalne ja ta üritab sind tappa. In whatever way it can. Ükskõik millisel viisil ta võib sind tappa ja ta teebki seda. Ja see maksab sulle kõik. It's gonna cost you your fear of man. See maksab sulle inimeste kartuse. It's gonna cost you your religion. See maksab sulle sinu religiooni, kui sa lähed läbi seal. Sinu hülgamise, sa kardad, et sind hüljatakse, lükatakse kõrvale. I don't have anything. Mul ei ole mitte midagi. I gave him all. Ma andsin kõik talle. You know what? I could have kept the house of my parents. Ma oleksin võinud jätta endale oma vanemate maja. Taking care of them as they got older. Ja nende eest hoolitseda, kui nad vanemaks said. So I would have an inheritance. Et ma oleksin selle maja oma pärandiks saanud. But you know what God said? Aga tead, mida Jumal mulle ütles? Leave the house. Jäta see maha, jäta see maja maha. There's nothing. Mine ära, seal ei ole midagi sinu jaoks. I basically have almost no family because my brother doesn't talk to me. Ja selle tõttu, kuna minu vend on minu peale vihane, ta ei räägi, mul ei olegi enam perekonda. And I don't have any close family members. I haven't seen them. Lähedasi pereliikmeid ma ei ole isegi näinud mitmeid aastaid. I live in Finland. Ja ma elan Soomes. Just because God said so. Sellepärast, et Jumal ütles mulle. Without a family. Ma olen ilma pereta. I have a dog. Mul on koer õnneks. Cute princess. Her name is Väike armas Lisa. printsess, kelle nimi on Liisa. Right? And I live in an apartment ja ma elan ühes korteris, that I have from a Christian for free. Mis üks kristlane andis mulle tasuta elamiseks. It's actually nice. Mis on ju väga kena. Just because God gave it to me. Jumal andis selle mulle. You know what I mean? I don't have even an old age insurance because I can't pay it. Mul ei ole isegi elukindlustust, sest ma ei suuda maksta sellise asja eest. I have to trust him. Ma pean teda usaldama. And I have to go every day where he tells me to go. Ja ma pean minema iga päev sinna, kuhu tema ütleb, et ma pean minema. Sest see on ainukene see elurada. And see, you know what started to happen at Saaremaa? Ja sa tead, mis on hakanud toimuma Saaremaal? It was incredible. I was half dead. Ma olin poolenisti surnud, kus ma läksin. Inimesed hakkasid terveks saama. Ja nad kutsusid mind kogu aeg tagasi ja ma läksin tagasi sinna. Ja inimesed said terveks vähist ja said vabaks teemonitest. The demonic environment starts to break on the island. Deemonid kindlustused, nad hakkasid murduma üle terve saare. The glory, the presence of God Jumala ligiolu, Jumala au tuli tagasi kogudustesse. People start to heal God. Inimesed hakkasid kuulma Jumalat. Inimesed hakkasid, kuidas ta aitab. You know what I mean? Sa tead? And it's because selle tõttu, et see, I don't listen to my fears. Ma ei kuula oma hirme. I don't listen to the voice of death that ma ei tells kuula me surma you're sick. häält, mis ütleb mulle, et sa oled haige. I listen to the voice of life. Ma kuulan elu häält. That teaches me to walk through the light, through the wall of death. Õpetab mind sellest valede ja surma seinast läbi kõndima. On kaks häält. You gotta make up your mind. Ja sa pead otsustama. Do you think I'm doing bad sometimes? Yes, I do. Jah, muidugi, ma kogu vahest tunnen ennast väga halvasti. How I was attacked before I came here. Sa ei suuda uskuda seda, kui kohutavalt mind rünnati enne seda reisi, mis nüüd on. See oli väga kohutav olukord. Sest nõidus ja nõiduse vaim ja kõige selle tõttu. Mis ründasid mind. Ma olin väga haige ja ma mõtlesin, et ma pean jääma koju. And I'm like, I just ask people to pray. Ja siis ma mõtlesin, et ma palun, et inimesed palvetavad mu eest. You know what happened? Aga tead, mis toimus? When I started to minister, kui ma hakkasin teenima, siis see hakkas murduma ära. Ja tema ligiolu tuli. Ja inimesed hakkasid tervenema. You understand that? Sa mõistad? See, the spirit of death
surmavaim it will tell you you're nobody. ütleb sulle, et sa oled tühine. You can't do this. Sa ei saa hakkama. You're sick. Sa oled haige. You know, look at who you are. Vaata ennast, You're milline not sa oled. strong enough. Sa ei ole piisavalt tugev. You know, think about what the other people think. Mõtle, mida teised sust arvavad. You know what that all is? Ja sa tead, mis see kõik on? It's idolatry. See on ebajumala teenistus. Do you understand Sa that? mõistad seda? Idolatry Ebajumala is teenistus on kõik, anything where I put my trust more than in my kus God. ma usaldan midagi muud rohkem kui oma Jumalat. You know, Moses goes up on the mountain. Israel has Mooses to wait läheb- a little bit, Mooses läheb mäele, Iisrael peaks natukene aega ootama, and they build a golden calf. aga selle aja sees nad juba ehitavad omale selle kullast vasika. You understand? Sa mõistad? See, that's what God really does with me. Ja see on, mida Jumal minuga teeb. He's training me how to defeat. Ta õpetab mind, kuidas alistada And he has surma. already done some miracles with me. Ja ta on väga palju I've imesid gotten minuga better, a teinud. lot better. Mul on väga, minu tervis on väga palju parem juba. See, I was one day on Saaremaa, I was doing really bad. My blood was still really bad. Kui ma ühe korraga ma olin Saaremaal, siis mu veri oli jälle väga halvas seisus ja ma tundsin, et väga See, halvasti. people don't know how I was doing while I was Ja ütleme, ministering et around samal all ajal ma the time. teenisin ja inimesed, kes mu ümber, ega nemad ei saa aru, mismoodi mina ennast tundsin. Nad ei teadnud They seda. know very little about Et nad my teavad- war that I was going through. Väga napilt teavad sellest sõnast või sellest sõjast, millest ma läbi lähen kogu See, aeg. I had to have a deal with the doctor that I even go in between to the hospital and let them take blood to see that I'm still kind of alive, right? Et minu arst nõudis, et ma vahepeal läheksin haiglasse, laseksin verd võtta ja kontrollida, et kas ikka kõik on ikka korras. You know, and then I had to call the hospital and tell them how my blood Ja levels siis ma are. pidin Then I went back to helistama minister, siis right? oma arstile ja andma teada, kuidas see olukord on ja siis ma läksin tagasi, eks ju, teenima. See, and then I was doing really bad and was Ja ma tundsin freezing väga really halvasti, ma bad. olin kohutavalt külmetasin. Ma olin And they kohutavalt prayed külm for me ja and nad palvetasid minu eest ja suddenly järsku. I see myself in hell. Ma näen, et ma olen kõrgus.